Tere hommikust! Alustame veebiseminariga Global RFM6 teraskonstruktsioonide projekteerimine. Tänane kava näeb siis selline välja. Loodame tunni ajaga hakkama saada. Räägime modelleerimisest üldiselt, siis terase piirseisundite kontrollidest ja siis teises pooles siis vaatame ka põnevamaid add-on'e nagu Stability add-on, Torsional Warping add-on ja Steel Joints add-on. Põhimõtteliselt siis, kui need add-on'id juurde panna, siis tegelikult Global RFM ongi nagu täispakett, et saaks kõik teraskonstruktsioonid ära projekteeritud. Kui kellelgi on küsimusi, siis all peaks olema Q&A nupp. Küsige julgelt, üritan laivis kohe ära vastata, kui vähekenegi tean vastust. Mina olen Tiit Pürkland, diplomeeritud ehitusinsener tase 7, natuke projekteerimiskogemust on ja liitusin BIM Solutionsiga siis 2021 novembrist. Et järgmine aasta äkki isegi saab tase 8 kätte, mine sa tea, vaatame, kuidas läheb. Kes on siis BIM Solutions? Et oleme osa rahvusvahelisest kontsernist. Meie tegevuspiirkonnaks on Baltikum, Valgevene, Ukraina ja siis nüüd ka Gruusia. Eesmärk on ehitussektorile pakkuda parimaid digilahendusi. Mõned siis filiaalid, et BIM Solutions SIA on see, kelle jaoks mina töötan. Siis on ka Intelligent BIM Solutions, mis pesitseb Leedus ja Baltic BIM Management, mis siis toimetab terves Baltikumis. Mida me pakume? Portfell on meil tegelikult lai. Meil on siin mitmeid erinevaid tarkvarasid, igale ühele midagi. Et vaatame järjest kiiresti üle. Kõigepealt siis Fine Geo 5, mis peaks olema juba paljudele teada, saab geotehnilisi probleeme lahendada ja vundamente projekteerida. Siis IDEA staatika, terasliidete jaoks näiteks, ka teraskonstruktsioonide jaoks ja betoonkonstruktsioonide teist järku arvutuste tegemiseks. Siis lisaks on meil Rhino ja Grasshopper, mille abil on võimalik parameetrilist modelleerimist teha, et kus iganes, kas RFM-is, Revitis, Teklas, kõik on võimalik Rhino Grasshopperiga omavahel ühendada. Ja siis on ka Gadeon, millega siis on võimalik õõnespaneele projekteerida, kõik Eesti profiilid on siin sees. Ja siis ka Excel Manager, aga see pole nüüd päris projekteerijate tarkvara, vaid alates BIM koordineerimist eelarvestamisest kuni siis projekti juhtimiseni ja halduseni. Pakume ka tehnilist tuge, alati võib mulle helistada, kui enda programmidega mingid probleemid on, ka treeninguid ja tootearendust. Nii, siis täna kindlasti tahaks ka rääkida ehituse e-hüppest, et selline fond, mille taotluste voor peaks avanema nüüd kohe oktoobri alguses ja on võimalik saada 50% toetust ka näiteks litsentside ostmiseks, samas ka koolituste jaoks või siis arenduste jaoks, millega korduvat tööd näiteks automatiseerida. Kui tekib nagu kahtlus, et kas tõesti siis antakse raha niimoodi litsentside soetamiseks, siis mul on siin üks video, kus kohe hundi suust tuleb see info. Loodan, et heli läheb kenasti tööle. Vaata, mis on olnud küsimused. Ja, kas tõesti lihtsalt programmi ostmine makstakse kinni 50% ulatuses? Nii ongi. Kas hüvitatakse ka tarkvara litsentside ostmist? Jah. Vot, ja nii ongi, ma arvan, et proovida tasub ja need tarkvarad, mida meie pakume, on ka sellised, mida saab välja osta.
kui toetusega ostad ja pärast hiljem maksad hooldust, mis on maru palju väiksem tasu, siis see on, ma arvan, väga hea diil. Nii, räägime siis Blueballist natuke ülevaatlikumalt, et tegelikult on 2 tarkvara, üks on RFM, millele siis mina keskendun, teine on RStab. Tegelikult samad asjad, lihtsalt RStabis ei ole pindelemente, et näiteks betoonplaate või seina või sellised asja projekteerida ei saa. Ja ta on ka selle võrra odavam, umbes 40%. Nii, mis teeb RFM-i siis heaks? Heaks teeb see, et ta kasutab kõiki tuumasid. Seda näete ka kohe, et ma ei mäleta, kas mul on 12 või 16 tuuma ja ta suudab siis 12 või 16 kombinatsiooni korraga läbi arvutada. See teeb arvutused palju kiiremaks. Siis parameetrilise modelleerimise võimalus, sellest ma ka natukene räägin ja näitan, kuidas on parameetreid võimalik kasutada, et modelleerimine ja projekteerimine RFM-iga ägedam oleks. Siis läbipaistvad arvutuskäigud ja tulemused. Seda ka näete, et arvutusvalemid on lahti seletatud ja alati refereeritud standardipunktidele. Siis raporti generaator. RFM on saksa programm, sakslastele väga meeldivad raportid ja see raporti generaator on ka väga võimekaks tehtud. Et täna me väga sellele aega ei kuluta, aga YouTube'ist on võimalik leida igasugused huvitavad videosid selle kohta. Siis plokid, sisuliselt erinevad sellised kas hooned või hoone osad, mis on siis parameetrilised ja neid tuleb järjest juurde ja juurde. Et pärast käime need ka läbi kähku. Rakendusliidesed programmeerimishuvilistele. Täna seda teemat ei puuduta, see on täitsa omaette värk. Siis nad on sellise agiilse arenduse suhtumisega, et peaaegu iga nädal tulevad uuendused lisad. On ka juhtunud olukordi, kus ma olen küsinud, et kas mingit sellist feature'it võib juurde saada ja see on 2 nädala pärast olemas. Ühest ma natuke räägin ka. Ja nagu enne sai mainitud, RFM-i on võimalik välja osta. Alguses maksab natuke rohkem, pärast hooldus jällegi odavam. Kokkuvõttes tegelikult väga hea diil, kui vaatame pikas perspektiivis. Ja iga järgmine litsents, mille välja ostad, on -30%. Et see on ka hea. Ja programmil on modulaarne ülesehitus, et on põhiprogramm ja add-onid. Et vastavalt siis, kui detailselt või mis iganes sul vaja on, siis vastavalt sellele siis ka maksad. Ja modernne pilve litsensindus, et ei ole mingit donglit ega mingit jamamist ega midagi, et igalt poolt saad oma litsentsile ligi, et vahet ei ole, kas koduarvutist või kontorist või mis iganes. Nii, ja siis hakkame vaatama, et mis see RFM6 siis täpsemalt on ja täna siis keskendume rohkem stiildisaini add-onile. Nii, võtame mudeli lahti. Nii, see on see sama mudel, mis mul seal pildi peal siis oli. Kõigepealt siis vaatame, mis siin mudelis üldse toimub. Et mul on siin erinevad ristlõiked, et näiteks siin on üks VQ-tala. VQ-tala läheb kohe siin aktiivseks, eks. Ta näeb välja selline. Siin on siis, ma saan panna mõõdud ka kohe aktiivseks, näitab ära mõõdud tsentroidist, plantsid ja nii edasi, eks, kus mis paikneb. Informatiivne selline lehekene. Siis mul on siin näiteks mõned IP500 siin üleval, mis sildavad sellist osa, mis ei ole nagu altpoolt postidega toetatud. Siis siin on muutuva ristlõikega sellised hea elemendid, et lihtsalt tekitada jäik raam, et see ülemine katuse hari liiga alla ei vajuks.
Sellest räägime kohe varsti lähemalt, mis selle muutuva ristlõikega raamiga kaasneb. Siis siin on otsas on lihtsalt kvanttorukesed ja siis ümarristlõiked, ümarvardad siis stabiilsuse tagamiseks. Et see mudel näeb selline välja. Nii, vaatame siis, mis koormusi ma näiteks siia pannud olen. Et ma teen kõigepealt selle koormust load cases akna lahti, et mul on siin omakaal, mul on siin lumi ja siis erinevast suunast, 4 suunast tuuled. Nii, kui need saavad defineeritud, siis tegelikult programm juba automaatselt suudab genereerida kandepiirseisundid ja kõik kasutuspiirseisundid. Ja siia lisasin ka siis selle accidental design situation'i, et saaks ka tule püsivust arvutada. Nii, siis selliseid kiire defineerimise tagajärjel siis tegelikult juba ongi siin hunnik kombinatsioone automaatselt valmis. Et seal kombinatsioonide tegemine on siin väga mugavaks tehtud. Siis korra veel näitan base datat, et siin on siis mudeli üldine data, lähme siia add-onsidesse. Siin on siis need kõik erinevad add-onid. Hetkel mul on ainult steel design sisse lülitatud, pärast siis vaatame structural stability, torsional warpingut ja steel jointsiga. Nii, siis siin on standardi valik ja nagu näha, siis kenasti on Eesti rahvuslikud lisad on siin kõik olemas. Et ei pea ise mingisugused parameetrid muutma, vaid kõik on kohe korrektne. Ja siin rohkem midagi ei ole praegu. Ja on võimalik ka seda hoonet siis nagu kaardi peal asukoht on võimalik panna paika niimoodi, et näiteks lumekoormuse kaart on kohe õige ja lumekoormus, mis siis sellest lumekoormuse visardist kasutusse läheb ja samuti ka tuulekoormustega on sama lugu. Ei tea, kuidas Eestis toimib, aga on kindel, et Saksamaal saad ka täpselt tuulekoormused õigesti kätte õige maastikutüübi järgi. No muidugi võid ka ise defineerida, ei pea laskma automaatselt teha. Nii, siis kui ma nüüd vajutan show loads nupule, siis on näha, et okei, mul on siin joonkoormused. Tegelikult nad ei ole joonkoormustena defineeritud, kui ma panen parema klõpsu peale. Display separately, ta on maha. See tegelikult näitab, et ma olen siia sellised area pindkoormused sättinud. Olen andnud lihtsalt väärtused 0,5 kilomeetrit ruudule ja olen talle öelnud, et see pindkoormus mõjuks ainult elementidele, mis on paralleelselt elemendiga 44. Ehk siis kui ma nüüd tagasi panen display separately, siis ilmselgelt see on üks nendest elementidest, mis on paralleelne nendega. Siin all on jällegi teistpidi, eks, et vahelae koormus 2,00 kilomeetrit ruudule ja kenasti jaotub siis keskmisele talale siis 2 korda rohkem, see on siis see veekuutala ja siis siin on IP-talad, nendele siis natuke vähem. Nii, siis vaatame kähku lume üle, lumega on täpselt sama teema, jaotan ta niimoodi nendele samadele elementidele ära, aga lähme korra vaatame siia sisse ka, et see ei ole jällegi niisama vahetud koormus, vaid see on snow load visardiga tehtud, et sisuliselt lihtsalt valitsid duo pitch 2-kaldelise katuse, valid nurgapunktid ja harjapunktid ja jällegi siis natuke annab talle alginfot ka, et mis on see algne karakteristlik lumekoormus ja ülejäänud siis ta arvutab ise, et kui on kaldkatus, väga terava kaldega katus, siis jällegi vähendab lumekoormust ja nii edasi. Siis ühendad selle vastava koormusklassiga ära. Ja lõpptulemus ongi siis see, et saad jällegi koormused niimoodi ära jaotatud. Et nagu näha, siis 1,2 kilomeetrit ruudule ja eraldiseisvalt on siis niimoodi. Ja tuulega on sisuliselt sama lugu, kasutan jälle seda
RFM-i sisse ehitatud visardit. Jällegi valid katuse kuju nurgapunktide haaval ja siis ka hoone siis nii-öelda jalajälje kuju nurgapunktid. Ja jällegi natukene annavad algandmeid talle, mul on praegu maastiku tüüp 0, eks ta arvutab siin ülejäänud asjad siis jälle ja tsoonid kõik arvutab kenasti välja, ühendavad koormuskombinatsioonidega, tähendab koormusklassidega ära ja jällegi ongi olemas. Ja siin siis jälle on näha, et eraldiseisvana, kuidas need koormused jaotuvad ja saan jällegi vaadata siis tsoonide kaupa ka, et võib-olla siis tahaks kontrollida. Siin on siis näha, et nurgatsoonis toimub midagi erinevat ja siin siis jah, niimoodi ta toimib, et väga mugav on lisada tuulekoormusi hoonetele peale, et teeb väga kiiresti. Nii, koormuse teemad on räägitud, natukene tahaks kiiresti näitan ka blokke. Et siin on selline global center, kus on igasugused erinevad plokid. Võime näiteks vaadata mingisuguseid raame või asju. Kõik on siin parameetrilised. Saad midagi valida enda mudeli aluseks ja siis hakata tegema. Siin on ka sellised huvitavad asju nagu näiteks mastid ja tornid, et võib-olla siin keegi projekteerib vaatajaskonnast ka selliseid asju, siis ka siit saab mingi mudeli põhja alla võtta. Ja ka sellised elemendid, trepi variante ka päris palju, võib-olla on abiks ja nii edasi, aga see selleks. Nii. Täna siis tahaks ka natuke sellest parameetrilisest mudeldamisest rääkida, et see pole lihtsalt niisama üles ehitatud mudel, vaid kõik noded on siin tegelikult valemitega. Kui ma nüüd valin siit, vajutan seda nuppu, Global Parameters, siis tuleb selline aken lahti, kuhu ma olen defineerinud hoone laiuse, siis harjapunkti kõrguse, siis nurgapunkti kõrguse, siis harjapunkti ja nurgapunkti kõrguse vahe. Siis omavahel olen nad ka pannud siis valemi kaudu nagu seotuks. Ja siis postide samm, et võin ka kohe demonstreerida. Panen koormused ka peale, näiteks lumekoormus, et see kõik on omavahel niimoodi ühendatud, et nii kui ma parameetrid muudan, siis ka lumekoormused saavad nüüd aru, et selge, et ka meie peame põhielemendile oma väärtust suurendama, sest et postide sammu vahe on suurem. Nii, ja siis näiteks suvalt paneme, et on 20 laius, tõstame harjapunkti kõrgust ja näiteks postide sammu. Apply. Ja nagu näha, siis kõik muutus. Nii. Hoone on ikkagi kenasti defineeritud, et mingisuguseid erroreid siin ei ole. Enne oli lumekoormus 7,2, nüüd on 9,6. Et see on nagu lihtne näide, kuidas parameetreid geomeetriaks kasutada, aga siin on tegelikult võimalik ju absoluutselt ükskõik milliseid väärtusi kasutada ja siis ütleme niimoodi, et võimalusi on lõputult. Aga ma praegu panen undo, mulle meeldis see eelmine variant rohkem. Mis siis edasi saab? Koormused on peal, koormuskombinatsioonid on tehtud. Edasi võiks hakata vaatama, et kuidas siis neid terase piirseisundite kontrolle teha. Selleks on mul tegelikult praegu 2 varianti, et üldiselt
üldiselt näiteks ka robotis on põhiliselt kasutusel see equivalent member method. Et siin on siis näha, mida see endast kujutab, et see esimene 6.3.1 järgi on lihtsalt sisuliselt postinõtke, kõik oleme sellega tuttavad, siis 6.3.2 on kiive ja 3.3 on siis nagu nende kombinatsioon, kus me kasutame koosmõjutegureid, et siis lõpuks vastust kätte saada. Aga igal sellel meetodil on nagu oma miinus, et näiteks esimeses meetodis see on siis ainult surve puhul, teine meetod on ainult puhta painde puhul ja kolmas meetod on, saab küll arvestada nii survet kui ka mõlemat pidi painet, aga see toimib ainult kaksiksümmeetrilise ristlõigete puhul ja ainult siis, kui ristlõiked ei ole varieeruvad, vaid on konstantne ristlõige. Ja siis 6.3.3 lõpus ongi see koht näiteks, kus Autodesk roboti võimekus saab otsa ja siit siis hakkab RPM särama, ütleme siis niimoodi. Et 6.3.4 on general method, eesti keeles põhimeetod, seda ma ka kohe näitan. Et siin on võimalik, põhimeetodis on võimalik ka kasutada muutuva ristlõikega elemente, näiteks nagu mul oli, et mingisugune keevist ala, mis siis nagu laieneb või ristlõike kõrgus suureneb. Ja siis on veel 7. vabadusastmega variant, kus saab absoluutselt kõike teha, aga sellest me räägime siis lõpus. Nii, igatahes meil on siis 2 meetodit, equivalent member method ja general method. Nendest ma siis hakkan kohe rääkima. Nii, valime näiteks siit ühe tala, võtame selle sama VQ tala näiteks, vajutame 2 klõpsu peale, siis siin on, kui mul on stiil design add-on aktiivne, siin on design properties, paned selle aktiivseks, siis tekivad siia sellised aknad nagu design types, configuration, supports and deflection. Ja design types'i all on effective length, et see on siis efektiivpikkus, et see peaks olema kõigile tuttav teema, et näiteks sul on liigendotstega post, efektiivpikkus on 1,0 korda siis selle posti pikkus. Et see on sama teema. Siin on sama teema, et lähed siia sisse, defineerid mingisuguse variandi. Siin on valikud, et mida sa siis täpsemalt arutada tahad. See ei ole võib-olla hea näide. Ma võtan näiteks selle tala siit. Nii, tal on efektiivpikkused määratud. Siit alt juba saame vaadata, mis toimub. Otsas siis on näha, et ümber oma pikidel ja pöörduda ei saa. Siin on külgsuunas toetatud, aga ümber oma pikidel saab pöörduda ja siis teine ots on täpselt sama nagu see ots. Saame natuke lähemalt ka vaadata, mis variandid on. Siin on siis ka lateral kiive ka siit peale praegu pandud. Ja siin on siis võimalik veel näha, et tähendab siis manipuleerida neid toetingimusi, et kus pöörduda saab, kus ei saa pöörduda ja nii edasi. Ja siis need võetakse arvesse siis lõppude lõpuks kandevõime arutamisel. Ja siin paremal on näha nüüd siis see, kuidas mudelist päriselt välja näeb. Et need elemendid, mis siin näha on need, mis kasutavad seda number 5 settingut siin. Et selline informatiivne pilt siin. See on siis efektiivpikkuste määramine ja nii kui sa elemendile efektiivpikkused annad, siis koheselt hakkab tööle seesama see equivalent member method, millega me kõik tuttavad oleme. Nii, varsti räägin ka sellest boundary conditions'ist, aga lähme praegu ühe tääbi võrra edasi. Siis siin on ultimate load configuration, et kuidas siis kande piirseisundis mida teha. Muidugi väga loodan, et pildi kvaliteet on piisavalt hea, aga siin on kui vähemalt mitte praegu, siis hiljem YouTube'is lindistuses on kindlasti näha. Et siit saab siis erinevaid settinguid valida, näiteks väärtused,
kuni milleni näiteks programm ei arvesta mingit jõudu design check'ist. Näiteks kui mul on hästi väike mingisugune vääne sees, siis ta lihtsalt jätab selle arvutustest välja, sest see on ebaoluline, see on mingitest mudeli ebatäpsustest põhjustatud. Selle saab kohe siit paika panna. Siis siin on veel erinevaid variante, siis on veel see perform design of shear buckling, sellest ma räägin ka hiljem natuke täpsemalt. Ja kui minna siia stabiilsusaknasse, siis jällegi siin on hunnik igast variante. Võib-olla mis huvitavam on see, et kui kiiret arvutada, siis siit saad valida, et kas jõud mõjuvad siis ülemisele flantsile, alumisele, tsentrisse või siis lõikekeskmesse. Et see on kiive mõttes väga oluline, mis siin valitud saab. Nii, ja siis siin on veel mõned asjad, võib-olla millest pärast räägime, aga need olid praegu kõige tähtsamad. Nii, ja siis kasutuspiirseisund. Lihtsalt määrad piir läbipainded suhted. Tala põhisildele on üks ja konsoolile on teine. Ja siis siin on ka vibratsiooni, mingisugune lihtne kontroll vibratsioonile ka. Nii, siis tulepüsivusega on huvitav lugu, et siin siis saab valida, et esiteks mitu minutit on vaja, siis kas 3 küljest või kõigist küljest. Ja on ka variant siis lisada mingisugune kihvplaat ümber või mida iganeseks. Aga sellega nüüd põnev teema, et ma küsisin nende käest juurde varianti, et see võiks olla ka nii-öelda valemiga defineeritav, sest vahepeal on mingisugused eriolukorrad. Näiteks nagu kui mul on veekuutala, siis see veekuutala, mille külgedel tulevad need õõnespaneelid, siis tegelikult on ainult alumine plants, see, mis saab kuuma. Ja praeguse seisuga siis nad esimese lahenduse juba tegid, et põhimõtteliselt on võimalik siin natukene ise käsitsi ka midagi sättida, aga siis lõpuks jõudsime sellise kompromissini, et nad teevad siia lisalahenduse, user-defined lahenduse, kus sa saad ise valemi teha. Näiteks, et ongi 2 korda flantsi kõrgus pluss flantsi laius ja siis jagatud flantsi pindalaga. Ja see oli vastupidi. Ja siis on see, et sa saad näiteks 5 erinevat veekuutala tüüpi korrektselt tulele analüüsida, sellepärast et nende see section factor tegur on valemiga defineeritud, mis tuleneb siis ristlõigete mõõdust. Et see on selline positiivne asi, mis varsti tuleb. Nii, ja hetkel ma neid design support ei vaata, ei ole tegelikult väga oluliselt terase jaoks, et pigem on see puidule, näiteks kui puidul on ristipihti, nii-öelda see muljumispinget toel ja siis on nagu oluline design support'id määrata, aga hetkel need jätan vahele. Nii. Ja tegelikult ma juba varakult määrasin kõik need steel design settingud ära. Siin suures mudelis saad kohe kontrollida ka, et kus mis on. Need pruunikad, oranžikad siis vastavad sellele klassikalisele equivalent member methodile, et olen lihtsalt kõikidele elementidele efektiivpikkused ja asjad määranud ja siis siin kohe räägin ka sellest nendest lilladest või roosadest tugedest, et mis seal toimuma hakkab. Nii. Aga ühte teemat veel näitaksin, et seda ilmselt näha ei ole pildi kvaliteedi tõttu, aga kunagi, kui lahti võtate selle programmi, siis näete, et kui ma siin näiteks kanttorusid tahan siit valida, siis siin on kohe kanttoru all paremal nurgas on nagu väike tuleleegikene ja teise kanttoru all paremal nurgas näiteks on selline lumehelbekese märk. See siis viitab sellele, et kas on hot rolled või cold formed ja sellest oleneb ka muidugi nõtketegur. Et sellega peaks ettevaatlik olema, sest kui vale nõtketegur saab, siis võib kandevõim olla võib-olla mingi 30% väiksem postil, nii et seda tasub tähele panna.
Ja seda muidugi programm oskab ise õigesti arvutada, aga lihtsalt peate ise õige ristlõike valima. Nii, aga mis siis ikka? Ma olen siin igast erinevad toetingimused määranud. Vaatame, paneme programmi arvutama ka. Siin on siis näha, mitu erinevat kombinatsiooni on. No täitsa oma jagu. Nii, ja kui ma nüüd arvutama panen, siis on kohe näha, kuidas kõik tuumad lähevad huugama. Et minu hinnangul käib arvutus väga kiiresti. Et teeb hunniku korraga ära ja siin lõpus teeb stiildisaini ka ära, mis tähendab seda, et praegu see laohoone kõik kombinatsioonid pluss siis täielik stiildisain sai tehtud siis 12 sekundiga. Et täieliku stiildisaini all ma mõtlen seda, et ma nüüd ei tee ühtegi lisaarvutust enam, vaid mul on kõik, absoluutselt kõik kontrollid on tehtud. Nii, ja kui ma nüüd lähen siia stiildisaini sisse, siis ta näitab mulle näiteks, tekitab mulle sellise püüri, kus on kõik design check'id sees. Et nii kandepiirseisund, nii kasutuspiirseisund kui ka tulepiirseisund. Ja siis annab sulle selle püüri ja siis siit näed ära, et kuidas seis on. Siin on kohe näha, et okei, üks tala on natukene, midagi on siin nagu valesti. Võime kohe vaadata, mis siin täpsemalt on. Valin siit alt design ratios on members. Natuke suuremaks. Nii, ja nüüd ma vajutan selle sama elemendi peale. Ja nüüd ta kohe viib mu selle elemendi design check'ide juurde. Ja siin on siis kõik need erinevad design check'id, mis tehtud said. Mul hetkel on ainult kandepiirseisundi omad aktiivsed, et muidu tekib siia veel rohkem neid ridasid, need läheb võib-olla natuke segased. Aga no vaatame, mis asi see siis on, mis põhjustab kandepiirseisundi või stabiilsuskaotuse. Siin on siis kohe näha. Tegemist on ilmselgelt kiivega. Ja kui me nüüd siia 2 klõpsu peale paneme, siis on kõik arvutuste info on ka olemas. Jällegi loodan, et pildi kvaliteet talub, kannatab vaadata, aga siin on siis kõik need arvutused nii siis nagu sümbolitena välja toodud ja ka reaalsete numbrite ja ühikutega, et mis numbrid reaalselt sisse läksid. Arvutuskäik on omajagu pikk. Et kuna siin on nii survet kui ka mõlemas suunas võib-olla painet, et siis siin arvutatakse neid K-tegureid. Nagu siin ma olen välja toonud need koosmõjutegurid. Kõik need arvutatakse välja ja siis lõpuks jõutakse selle tulemuseni. Ja siin vasakul on siis ka muidugi kõik võimalik info, mis selle ristlõikega seotud on ja selle arvutusega on siin välja toodud. Kõik saad üles otsida, standardid on samuti refereeritud. Nii. Siis vaatame võib-olla veel ühte huvitavat case'i, et mul on siin see raam. Nii, ma eraldan selle raami ülejäänud pudelist. Mingil põhjusel sellel raamil on näidatud siis see püür, design check'ide püür, aga millegipärast vasakul ei ole. Ja see on ka sellel lihtsal põhjusel, et kui ma nüüd vajutan selle pool raami otsa peale, siis ta ütleb mulle kohe, et error non-designable, et equivalent member method is not applicable for members with variable section. Ehk siis see ongi täpselt sama teema, millest ma enne rääkisin, et see equivalent member method ei tööta elementide peal, mille ristlõige on muutuv. Ja kui me nüüd vaatame seda elementi siin, siis siin on näha, et ristlõige on tõesti muutub, nii nagu alguses räägitud sai.
See tähendab, et meil ei ole võimalik selle elemendi stabiilsust isegi hinnata selle meetodiga ja sellisel põhjusel ka ei ole seda võimalik, samal põhjusel ei ole võimalik ka seda näiteks robotis teha. Küll aga mul on võimalik teha hoopis niimoodi, et näiteks siin vasakpoolsel mul on design type'id effective length'i järgi tehtud, eks. Ja, aga parempoolsel ma olen kasutanud siis seda boundary conditions varianti hoopis. Ja siin boundary conditionsis meil ei ole vaja määrata mingisuguseid pikkusi, efektiivpikkusi või efektiivpikkuse tegureid või mis iganes, vaid me lihtsalt kirjeldame toe tingimused ära. Siin paremal on jälle näha kohe, et kuidas need toe tingimused välja näevad. Ja programm võtab neid kohe siis arvesse, kasutab natukene keerukamat meetodit. Taustal käivad arvutused, mis arvutavad selle elemendi stabiilsuse välja. Ja siis saamegi tulemused kätte ja see ei ole jällegi mingi väljamõeldud teema, vaid see on tegelikult Eurokoodeksist tulenev. Nii, ehk siis siit saime tulemused kätte. Mis on aga nüüd tundub nagu, et see meetod on maru hea, eks, et saab ka isegi muutuva ristlõikega asjad ära arvutatud, aga tegelikult on see probleem, et kui see ristlõige on mingisugune keerukam, millel ei ole üldse sümmeetriat või siis kui tal on teistpidi paindemoment ka sees või vääne, no siis jällegi ei toimi. Et nagu siit tabelist on näha, see M3 on vääne. Et kui on vääne sees, siis tegelikult RFM-i need tavameetodid ei tööta, sest standardist tulenevalt ei ole võimalik hinnata elementide stabiilsust, kui neil on vääne sees. Aga õnneks on, millest me siis hiljem räägime, on RFM-il see torsional warping add-on, mis lisab 7. vabadusastme mudelile ja seal on võimalik ka vähendiga stabiilsust arvutada. Nii, aga kui ma nüüd näiteks vajutan selle elemendi peale, vajutan siia stability, siis on näha, kuidas see poolraam siis nagu stabiilsuse kaotab, on näha, et see post tahab siit minema pöörduda, hoopis nagu selline stabiilsus ka probleem on. Ja siin on jällegi all üks non-designable märkus, et see general method, millest ma siin räägin, seda ei saa jällegi tule püsivuses arvestada, selle kohta lihtsalt ei olegi juhiseid. Nii. Läheme korra siit sellest raamivärgist välja, vaatame siis näiteks seda VQ-tala ja tema tulepüsivust. Nii, kus meil ta nüüd on? Ta on tulepüsivuse peale panema. Nagu näha, et siin on hunnik erinevaid neid design check'e, kõik millele peale vajutan, siis tulevad arvutused lahti. Vaatame näiteks VQ-tala tulepüsivust siin. Siin jälle kõik arvutused kenasti toodud ja lisaks sellele siis on võimalik ka kontrollida, et mis temperatuur siis reaalselt selles talas on ja kõiki neid erinevaid tulega seotud parameetreid. Jällegi ilmselt pilt on väike, aga kas näete? Ja siis siin on see section factor, millest siis oleneb selle elemendi temperatuur lõppude lõpuks. Nii, lisaks veel on hea, et RFM oskab ka arvestada 4. ristlõike klassiga ja seda ka tulepüsivuses. Et võtab kenasti seal jupi sealt elemendi kuskilt sisemisest osast ära ja siis vastavalt sellele siis vähendab kandevõimed ja oskab ka arvutada 4. ristlõike klassi tulepüsivust. See on ka väga positiivne. Ehk siis väga kenasti saab, põhimõtteliselt kõik asjad saab kontrollitud väga lihtsasti. Et nii see värk siin praegu välja näeb. Siin jällegi on mingisugune stabiilsusprobleem tulepüsivusele
Vot see ongi selline näide, kus on kiive ja tule püsivus siis koos teevad tööd. Nii, ja siis näitaks siis niisama ka, kuidas see maja nagu deformeerub. Paneme globaalsed deformatsioonid peale, et asi näeb siis selline välja. Paneme tuule peale. Peab võimendama deformatsioone. Siis juhtub selline huvitav probleem. Aga see selleks. Nii, siis põhiteemad on praegu lihtsalt kandepiirseisundiga näidatud ja samas siis ma tahaks seal nüüd ühest järgmisest teemast rääkida, et siin on võimalik arvestada elementi selle profiilplekki peale. Võtan kohe näidismudeli lahti. Jällegi, see ei ole mingisugune väljamõeldud meetod, ikkagi standardist tulenev, teraskonstruktsioonide projekteerimise standardist. Ja tegelikult on võimalik tekitada näiteks sõrestike ülemisele survevööle pidev tugi vastavalt siis profiilplekile ja tema kinnituslahendusele. Nii, ja siis mudelis näeb see asi välja selline. Mul on siin kaks erinevat fermi, et need kaks vasakpoolset on siis heatalaga ja parempoolne on kanttoruga. Ja siin on siis näha, et on profiilplekk on peale defineeritud nendele kahele keskmisele. Ja näitan ka, kuidas see välja näeb. Siin on ka muid variante, et mitte profiilplekk, vaid bracing või siis profiilplekk ja bracing või siis ise defineeritud mingisugune külgsuunaline ehkus. Et siin siis saad anda parameetrid, profiilpleki sammud, kogu laone pikkused ja kas igas ribis või igas teises ribis on kinnitused. Ja siis siin on jällegi mingi väga suur hunnik erinevaid profiilplekke, mida siis valida saab. Ja see selleks. Ja kuidas siis need tulemused, mis need tulemused siis lõpuks teevad? Ma korraks eraldan. Siin on see teema ka, et kui ma filtreerin mingi osa välja mudelis, siis ma saan need ülejäänud objektid nagu peidetuna siia jätta, kui ma tahan. Parem klõps, show hidden objects in background, võtan praegu maha. See on päris mugav asi. Nii, ja siin on nüüd selline olukord, et kui ma nüüd vaatan, mis nende surveöödega toimub, kuidas nad kandevõime kaotavad. Tahan seda siin vaadata. Nii, siin on siis näha, et see survevöö näiteks nõtkub välja külgsuunas, sest tal ei ole mitte ühtegi tuge ega midagi ja nõtkepikkus on täis ulatus. Et siis siin on näha ka, et kandevõime ei ole tagatud, natukene üle piiri. Siis siinpool vasakul on täpselt seesama element, ainult et see profiilpleki teema on siia peale defineeritud. Ja kui nüüd vajutan selle peale, siis siin on ainult 33% design ratio. Ja kui ma nüüd vajutan, kuidas see välja näeb, siis on näha, et siin on nagu mingisugune selline natukene sellist kiive teemat, et enam element välja ei nõtku, aga natukene tahab kiiva minna, aga see kõik on muidugi väga võimendatud, et tegelikult kanttorudel ei ole väga kiive probleeme. Aga samas siin ka pole enam ju nõtkeprobleeme, sest profiilplekk hoiab seda survevööd kinni. Ja nagu näha, et siis ilma selle profiilpleki defineerimata on natuke kandevõime üle piiri,
aga koos profiilplekiga siis on väga suur varu. Et siin saab siis sellist asja arvestada. Nii, paneme selle mudeli kinni. Võtame järgmise. Nii, siis tekkis nagu mõte, et aga okei, kui profiilplekk on kinni, siis järelikult, ja ta on kruvide kaudu kinni, et siis järelikult ju peavad mingid jõud sealt kruvidest läbi minema, et seda nõtget kinni võtta. Ja siis põhimõtteliselt siin on üks variant, kuidas seda võiks siis arutada, eks see on see sama term. Siin RFM-is siis on võimalik siis algkõverusi määrata. Nii, panen selle algkõveruse peale. Oletame, et harjapunktist on külgsuunas kenasti toestatud, aga põhimõtteliselt see on algkõveruse siis nii-öelda kuju. Ta on selline sinusoid, lähme korra sisse. Siis siin on valikud, et see on algkõverus vastavalt standardile ja elastse tabeli järgi. Et mida see algkõverus teeb, on sisuliselt, kuidas seda siis nagu defineeritakse siin jällegi nagu vastavalt standardile, et surve nii-öelda siis arvutatakse ümber selliseks joonkoormuseks, mis siis põhjustab elemendile nõtkumist. Ja mida suurem on surve, seda suurem on ka see nõtkumist tekitav jõud. Nii, ehk siis kõigepealt annan sellele elemendile selle algkõveruse. Nii, siin on näha ka ühed vedrutoed külgsuunas, aga need on praegu üliväikse väärtusega, et nad tegelikult sisuliselt ei tööta. Ma panen kalkuleerima. Nii, siis nüüd on näha, kuidas see algkõverus nagu välja näeb siin mudeliseks. Ja oletame nüüd, et nagu selles eelmises mudelis ma sain profiilplekiga sellise nõtkumise täielikult kinni, et mis jõud siis nagu reaalselt mõjuvad külgsuunas, kui me selle külgsuunas paindumise täielikult kinni tõmbame. Ja siis selleks ma defineerin siia elemendile, panen supportile linnukese ja defineerin ühe joontoe, mis on siis vedruna, mitte nagu absoluutselt jäik. Nii, ma muudan selle vedru jäikust. Paneme näiteks 100 kilonewtonit ruutmeetri kohta. Ja kui ma nüüd uuesti arutama panen. Ja siin muidugi toimub teist järku analüüs ka praegu. Nii, ja nüüd on need deformatsioonid oluliselt väiksemad. Ma tegelikult isegi panen natuke suuremaks, panen 1000. Paneme 1000, laseme uuesti arutada. No nii, nüüd on külgsuunas suudab ainult mingi paar millimeetrit välja nõtkuda. Kui me vaatame ka stiildisaini, siis ka kandevõime on tagatud, alguses ei olnud, ma küll ei näitanud, aga tegelikult ei olnud. Aga nüüd siis tekib küsimus, et okei, et aga mis need siis jõud on, et selle surve stabiilsust tagada ja et mitu kruvi või kuidas ma siis nagu seda peaks vaatama, siis siin on siis selline variant, et kui ma olen selle staatilisse analüüsi tagasi, kuna ma tekitasin siia elementidele külgsuunalised toed, siis mul tekib siia tulemuste juurde selline asi nagu contact forces. Ja kui ma selle teen aktiivseks, siis siit ma saangi tegelikult välja lugeda, et mitu kilonewtonit meetri kohta on see jõud, mis hoiab seda survevööd kinni, et ta stabiilsust ei kaotaks. Et muidugi siin on veel igasugused nüansid juures, et see on eraldi sellisel term. Tegelikult laahoone ju liigub tuule koormuse mõjul ja nii edasi, eks. Aga lihtsalt siin on üks selline näide, kuidas võib-olla võiks läheneda või lihtsalt üks idee, kuidas läheneda. Nii. Paneme selle kinni. Võtame järgmise mudeli.
siin siis selline mudel, mis siin tuttavate inseneridega sai arutatud, et jällegi, et mul on post läbi 2 korruse, oletame, et ta on vahelae küljes kinni ühelt poolt, et kui sellele postile mõjub survejõud, siis kui suur peab olema see, või tähendab, kui tugev peab olema see liide vahelaega, et see post ei saaks välja nõtkuda vahelaest eemale. Et siin saab jälle siis kasutada seda sama algkõverust, jällegi käsitsi siin lihtsalt defineeritud läbi 2 korruseks. Oletame, et siin on siis see vahelagi. Annad talle algkõveruse, paned koormuse peale, teed teist järku analüüsi ja vaatame siis, mis tulemused on. Näiteks kui lähme kandevõimet vaatama, siis siin on kandevõime 10-kordselt ületatud, et see post ei peaks mitte kuidagi vastu. Aga teisel juhul on 63%, ehk siis see nagu võiks toimida. Ja kui me tahame siis seda jõudu nüüd kätte saada, mis hoiab seda elementi seal vahela tasandis paigal, siin on siis külgsuunas ka vaade, et see post tahab peaaegu 800 millimeetrit oma sellest tsentrijoonest välja nõtkuda. See post jällegi siin elab päris mugavat elu. Natukene paindub siit välja, aga õnneks see vahelae, see liide hoiab teda kinni. Ega siis muud ei olegi midagi, et vaatame siis, mis jõud seal tekib ja selleks jõuks on 14 kilonewtonit. Ja see võiks siis olla see jõud, mida see vahelae liide siis võiks vastu võtta. Nii, paneme kinni. Võtame järgmise. Nii, järgmine teema on shear buckling. See on siis see teema. Üldiselt probleemi pole, sellepärast et need talade seinad on tavaliselt piisavalt paksud, et ei ole vaja üldse shear bucklingut kontrollida. Aga mingites olukordades see ikkagi on teemaks, näiteks võib-olla kui mingisugune keevistala või midagi. Et siin on üks näide, meetri kõrgune keevistala, paneme jälle mõõdud käima, see on meetri kõrgune, 300 lai, aga sein on ainult 6 millimeetrit paks. Koormus peal on 200 kilonewtonit. Paneme arutama, vaatame, mis juhtub. Nii, valime siit Steel Design, Design Ratios and Members ja shear buckling kohta ütleb non-designable. Vajutame 2 klõpsu peale, vaatame, mis siin sees on. Siin sees ongi see sama kontroll ja see ei ole täidetud. Ehk siis meil on vaja midagi siis nagu teha, et kuidas see jäikus tagada. Õnneks RFM-is on selline võimalus, näiteks paned 2 klõpsu tala peale ja siin on transverse stiffeners, jäikusribid. Nii, siis siit saan hakata valima, valmistasin ette ühe variandi. Siin on siit näha, kuidas need transverse stiffenerid välja näevad. Siin keskel on 5 tükki ja otsas on siis nagu natuke teistsugune, aga ka jägastusplaateks. Vaatame siia sisse ka. Siin saad siis igat pidi paksust valida, mingid offset, kus asuvad protsentuaalselt panna, meetrite kaupa panna. Siin on veel võimalik lisaks plaatidele panna ka mingisuguseid erinevaid, näiteks nurkraudasid ja nii edasi. Või siis niisama mingi fiktiivne enda arvutatud mingisugune element. Et võimalusi on igasuguseid. Panen praegu cancel, jätan nii, nagu mul alguses defineeritud oli. Nii, siis on kohe jälle mudelis on näha. See on ka jällegi positiivne, et kui keegi teine näiteks või kunagi aasta pärast võtab mudeli lahti, siis sa näed kohe selles suures globaalmudelis ära, mis asju sa enda mudelis üldse defineerinud oled, kaasa arvatud siis ka need jäikusribid ja need on ka interaktiivsed. Põhimõtteliselt, kui mul oleks praegu teine tala siin kõrval, siis ma saaks võtta sellest jäikusribist kinni
ja drag and drop'iga selle teise tala külge selle tõsta ja see toimib niimoodi ka support idele, ükskõik millele ja koormustele samamoodi on võimalik drag and drop'i teha. Jällegi üks mugav modelleerimise feature. Okei, aga meil on need ribid nüüd defineeritud, paneme arutama. Ja kui ma nüüd jällegi valin stiil disain, vaatame shear bucklingut, 77%, nüüd on tagatud. Lähen arvutusse sisse, vaatan, siin on nüüd järsku mingisugused keerukamad arvutused juurde tekkinud ja lõpuks siis tänu nendele jäikusplaatidele jõuamegi selleni, et kandevõime on tagatud. Vot. Nii, lähme siis edasi, et hakkame vaikselt seda stability add-on'i vaatama. Nagu ikka läheb jälle üle aja. Kui kellelgi tõesti on väga kriitiline, saab ära minema, mis siis ikka. YouTube'is näeb ka seda hiljem, mis ma siis nüüd rääkima hakkan. Aga kui kellelgi vähegi veel aega on, siis aga muidugi vaadake edasi ja nüüd tuleb tegelikult päris huvitav osa. Vot. Nii, vaatame siis structure stability add-on'i, et miks peaks üldse selle eest maksma, mis selle nagu mõte on. Siin on üks pilt ka, mis näitab structure stability add-on'i töös. Ja siin on siis need punktid, miks peaks endale structure stability add-on'i ka võtma. See on sellepärast, et esiteks sul on võimalik efektiivpikkusi määrata, et alati ei ole elu nii lihtne nagu lihtsalt, et kui on liigende otsad, siis on 1 efektiivpikkuse kordaja, kui on jäik alumine ots, siis on 2 ja nii edasi, eks tegelikult päriselu on natukene keerulisem. Et seda ma siis võiks nüüd siin ka natukene ühe mudeliga kohe näidata, mida ma selle all mõtlen. See on selline mudel. Punktkoormused on siin otsapunktides ja kui ma nüüd lähen seda koormuskombinatsiooni siin editima, siis siit tegelikult ma alustan ikkagi päris algusest. Kõigepealt on vaja see add-on sisse lülitada, eks. Mul on ta siin muidugi sisse lülitatud. Nüüd siis ma lähen selle omakaalu koormusklassi juurde ja lülitan selle calculate critical load'i sisse. Et seda saab ainult siis valida, kui on structure stability add-on sees. Nii. Ja siin siis saab erinevaid settinguid valida, mida selle stability add-oniga teha. Siin on näiteks selline asi, et ei kasuta mitte seda langsosi, vaid kasutada roots of characteristic polynomial. Seda läheb siis vaja, kui sul on elemendid, kui sul on mitu ühendamata elementi ühes mudelis koos. Et lihtsalt testid mingid erinevad poste või sul on 2 eraldi maja või mis iganes, et siis peaks kasutama seda, siis see langsosi enam ei tööta. Aga okei, jätame selle niimoodi. Paneme OK ja paneme arutama. Nii, siit ülevalt võtame stability analysis ja siis esimene mode shape, critical load factor on 1,8, eks, siin näitab, siin on nagu teine mode shape, 3. ja siis siin see meenutab nagu seda 0,7 nõtketeguri seda varianti. Vaat seda kuju meenutab siin. Nii. Ja muidugi need kujud, see on selge, et siin me räägime sellest. Aga mis teema siis nagu selle esimesega on, et see on selline globaalne stabiilsuse kadu, kõik panevad koos minema. Kui me nüüd võtaks lihtsalt selle skeemi järgi, et okei, et see on ju jäiga toega post siin. Näete, see on liigend, see on jäitugi. Siis võikski ju arvutuse teha niimoodi, et nõtkepikkuse kordaja ongi 2,0. Aga tegelikult päris nii ei ole, sest nõtkepikkus oleneb ka sellest üldisest mudelist
et mis selle posti ümber ka siis toimub. Nii, ja kui me nüüd lähme siia, vajutame results by member ja alt võtame effective length and critical loads by member, siis siit tuleb välja, et programm on öelnud sellele keskmisele postile efektiivpikkus 2,7 või efektiivpikkuse kordajaks. Ja tegelikult see on ka täiesti loogiline, sellepärast, et kui nüüd mõelda, et ega see post ei taga ainult endale stabiilsust, vaid ta tagab ka sellele kahele liigendtoega olevale postile stabiilsust, mis on ka ju tegelikult koormatud. Nii et see post tegelikult vastutab ka kahe teise posti eest ja tegelikult ju ongi täiesti normaalne, et ta kaotab kiiremini stabiilsuse, kui ta kaotaks stabiilsuse täiesti eraldiseisvana selle 1000 kilonewtoniga. See on ka siis, miks see stability, üks põhjus, miks see stability modulus on hea, et sa saad määrata efektiivpikkuseid vastavalt terve konstruktsiooni käitumisele. Nii, ja näiteks kui me vaatame seda varianti, et näiteks see teine stabiilsuskadu nägi selline välja, siin tundub, et vist on 1,0 efektiivpikkus, siin samamoodi ja siin vist tundub, et on 0,7 ja kui ma nüüd lähen siia, vaatan uuesti neid efektiivpikkusi, siis nii ka tegelikult on, et kui ma vaatan seda teist kuju ja sellele siis annab 1,0 selleks pikkuseks. Aga siin on ka see teema, et siin on nii palju nagu sellist infot, mida ei tohi jälgida. Näiteks, et mingid sellised kriitilised jõud ja asjad, et tegelikult kui sa vaatad mingit suvalist efektiivpikkust, mis tegelikult ei ole selle elemendi efektiivpikkus, mille pärast mudel stabiilsusega kaotab, ta arvutab lihtsalt tagurpidi Euleri kriitilise jõu ja see võib tekitada olukorra, kus programm ütleb sulle näiliselt, et mingi elemendi efektiivpikkuse kordaja on 20. Aga tegelikult see on lihtsalt bullshit. Mitte, et programm teeks midagi valesti, aga lihtsalt seda arvu ei tasu vaadata. Nii, see oli siis esimene põhjus, miks võib stability add-on'i kasutada. Siis teine põhjus on alfa critical'i määramine. Et ilmselt olete näinud sellist kohta standardis, et sul peab olema hoone piisavalt stabiilne, et tegelikult geomeetriliselt lineaarne arvutusmudel, elastne arvutusmudel, selline tavaline, mida me peamiselt kasutame, et seda üldse rakendada võiks, siis see alfa critical peab olema üle 10. Ja jällegi stability modul laseb sul sellist asja arvutada. Kohe näitan. Siin on üks raamikene. Jällegi vaatan, kas stabiilsuse add-on on välja lülitatud, paneme sisse. Siis lisame sellele koormusele selle linnukese, et ta arvutaks ka stabiilsust. Panen arvutama. Nii, ja kui ma nüüd vaatan neid tulemusi, stabiilsuse tulemusi, siis tuleb välja, et alfa critical on 33. Järelikult see raam on piisavalt jäik ja me võime rahulikult teha esimest järku analüüsi ja pole probleemi. Aga kui ma näiteks vahetaks selle IP näiteks IP 200 vastu, vaatame, mis siis juhtub. Nii, IP 200, ok. Paneme uuesti arutama. Ja vaatame, mis alfa critical nüüd on. Nüüd on alfa critical 2,8. See on siis selge, et seda mudelit ei tohi esimest järku analüüsiga üldse vaadata. Nii, kohe näitan ka, kuidas see suure mudeli peal toimib, et palju selliseid lihtsaid raamiarvutusi ikka vaja on.
nii, lähen natukene ka presentatsiooni juurde tagasi. Siis kolmas põhjus, miks seda add-on'i on vaja, et sul on lihtne mudeli ebastabiilsused kiiresti tuvastada. Et muidu, kui sa võib-olla kammid seda mudelit läbi, ei saa aru nagu, et miks ta siis lõpuni ei arvuta, et kus see viga on, siis stability add-on'iga on võimalik ühte linnukest kasutada, mis siis tegelikult ta on nagu nii-öelda see stabiilsus ka jaht või kuidas nüüd niimoodi öelda. Et kui ma näiteks, ma lihtsalt näitan seda kohta, kus seda nuppu vajutada saab ja nii ongi, muidu läheb jälle liiga palju aega. Add-ons, panen structure stability peale. Näiteks vaatame ainult oma kaalu. Panen jälle selle linnukese peale, et stabiilsust arvutama hakkaks, siis lähen vaatan setting uid ja siis siin on paremal on selline nupp nagu calculate without loading for instability check by mode chip. Kui selle paned peale, siis ta lihtsalt otsib selle koha mudelist üles, mis stabiilsuse kaotab esimesena ja ta nagu muidugi näitab ka seda värviliselt, et seda on nagu väga lihtne kohe tuvastada, et ahah, okei, seal kohas on stabiilsuskadu. Selge, pean vaatama siis mingisugused otsatingimused üle või mis iganes, eks, kui on kuskil mingi tugi puudu ja nii edasi. See on ka jällegi hea feature. Põhimõtteliselt juba sai mainitud, et stabiilsus ka kujude visualiseerimine, natuke sai ka juba nähtud neid ja tegelikult on võimalik ka stabiilsus ka kujude põhjal alghälbeid määrata. Et mitte, et sa nüüd annad igale postile eraldi käsitsi algkõveruse, vaid sa kohe impordid sealt stability add-onist selle kas elemendi või terve maja stabiilsus ka kuju ja siis sa saad selle abil teist järku analüüsi teostada. Et see on ka päris hea feature. Pärast natuke näitan seda. Nii, aga kuidas siis stability modulis sellise laohoone peal välja näeb? Teeme siis niimoodi, et just sai juba structure stability käima pandud. Nii, nüüd ma valin siit kande piirseisundi design situationi. Lähme muudame teda natukene, siis siit optionsit alt edit ja siis siit ma saan stability analysis tööle panna. Ma valin mitte 4 kuju, et valime 10 kuju ja paneme OK. Nüüd siis juhtub selline lugu, et see stability analysis läheb kõikidele kombinatsioonidele, kande piirseisundi kombinatsioonidele korraga peale ja ma saan neid kõiki vaadata. Nii, paneme siis arvutama. Kõigepealt siis staatiline analüüs ja siin on ST stability. Arvutab jälle siin kõik korraga ära. Stiildisain ka. Nii, ja nüüd vaatame neid kujusid. Näiteks võtame 1,2 korda oma kaal korda lumi. Vaatame seda. Ülevalt võtame stability analysis. Nii, siin on kohe mingisugune critical load factor 7. See on alla 10, mis mulle väga ei meeldi. Vaatame seda kuju. Okei, see on selline, see ei ole päris nagu terve maja stabiilsuskadu, aga see on terve selle kontori ploki stabiilsuskadu, mis on tegelikult väga, väga ebameeldiv. Ja selle järgi ma tegelikult ei tohiks arvutada seda esimest järku meetoditega üldse. Aga muidugi siin on nagu lihtne lahendus. Nagu näha, siis need diagonaalid on siit alt üles välja, eks, et kui ma teeksin siia näiteks 2 diagonaal, teeksin diagonaale kahekordselt niimoodi, et see vahelagi on ka diagonaaliga kinni tõmmatud, siia ära ankurdatud ja teiselt poolt samamoodi, siis ma olen täiesti kindel, et see stabiilsus ka probleem kaob ära. Et see on siis üks näide, kuidas siis seda stability add-on'i nüüd kasutada, eks, aga vaatame mõnda seda kuju veel, sest siin on mingisugune nõtke teema. Jällegi väärtus on 8, mis on alla 10. Võib-olla peaks jällegi täpsemalt vaatama, et mis siin nagu toimub, et kas selle nõtkekandevõime on üldse tagatud.
või siis isegi kui on, siis võib-olla ikkagi stabiilsuse tõttu natukene ristlõiget suurendada. Aga see on muidugi lokaalne element, eks. Nii, siis siin on juba üle 10. Tekivad mingid sellised vahvad kujud juba. Nendega siis probleemi hetkel pole. Võtame mõne teise koormuskombinatsiooni näiteks, kus on tuul ka sees. Nii jälle need ülemised pulgad tekitavad probleeme ja siin jällegi see kontoriblokk, eks. Et noh, selge, seda on vaja tugevdada kuidagi, jäigastada. Vot ja näed, siin tuleb veel mingisuguseid huvitavaid kujusid, aga kuna need on jällegi üle 10 alfa critical väärtusega, siis tegelikult neid nagu liiga tõsiselt võtma ei pea. Ja siin siis ka mingisugune natuke teistmoodi. Et siis nii ongi, et kammid oma koormuskombinatsioonid läbi, vaatad, kus sul konstruktsioonis probleem on ja siis vastavalt need kohad teed siis natukene jäigemaks, mis iganes meetoditel. Et niimoodi siis structure stability add-on toimib. Vot nii ja siis läheks nagu järgmise teema juurde. Et siin nagu läheb asi juba päris huvitavaks, et nagu mainitud sai, siis see on jälle see sama tabel, mida ma enne näitasin, siis alates sellest kohast, kust hakkab see general method, siis robotiga näiteks enam ei ole võimalik analüüse teha, stabiilsusanalüüse. Aga nüüd ma siis hakkan sellest viimasest rääkima, et kus on see nii-öelda kiive deformatsioonid on ja 7. vabadusaste on siis terves globaalmudelis sees. Et see on nüüd selline advanced teema, ütleme siis niimoodi. Et siin on siis nagu näha, kuidas need kiive deformatsioonid välja näevad seal mudelis. Ja siis on küsimus, et mis sellega siis nagu lõpuks teha saab. Et juba mainisin 7. vabadusaste, kiive deformatsioonid globaalmudelis ja on võimalik konstruktsiooni tegelikku käitumist analüüsida, arvestades kõikide ümbritsevate konstruktsioonidega. Et muidu, kui me neid efektiivpikkusi ja neid toetingimusi määrame, et siis me ju tegelikult nagu eraldame selle elemendi sellest globaalmudelist ja siis teeme talle nagu mingit eraldiseisvalt sellist kontrolli. Aga selle torsional warping add-oniga 7. vabadusastmega me saame teha, me enam ei tee stabiilsuskontrolli, vaid me teemegi teist järku analüüsi, kus on absoluutselt kõik erinevad alghälbed ja asjad sees, et siis me tegelikult jõuame päriselt tõeni, et mis selle konstruktsiooniga toimub. Ja nagu enne ka mainitud sai, siis ükski teine meetod siin ei suuda elementide stabiilsust arutada, kui nendes esineb vääne. Ja võt torsional warpinguga siis on seda võimalik teha. Ja siis lisaks, et on võimalik analüüsida vääntega, just põhimõtteliselt seda ma rääkisingi, eks, ja see kehtib ka muutuva ristlõikega elementidele ja mitte sümmeetrilise ristlõikega elementidele, eks põhimõtteliselt võid ükskõik mida selle add-oniga arutada. Ilmselt neid asju ei tule tihti ette, aga võib-olla vaatajaskonnas on ka mõni selline väga pädev insener, kellel läheb just selliseid asju vaja. Siin siis jälle see vahva tabel, aga okei, näitan natukene seda torsional warpingut mudelis ka. Liiga pikalt ei räägi, see on selline teema, mis on esiteks ta on väga advanced ja teiseks see on pigem eraldi topic või eraldi webinar lausa. Aga lühidalt, kuidas selle kasutamine välja näeb, on niimoodi, et lähen jällegi siia add-onide aknasse, kombineerin seda structure stability'ga, sest ma tahan neid kiive deformatsiooni kujusid siis nii-öelda lõppanalüüsi viia. Paneme siis mõlemad need add-onid tööle, skill design on ka muidugi sees. Nii, siis valin siit omakaalu, lähen editin seda, muudan natuke seda omakaalu.
ütlen talle, et calculate critical load, nii nagu enne tehtud sai, no, paneme näiteks 10. Ehk siis ma tahan tekitada ebastabiilsuse kuju majale oma kaalu järgi sisuliselt. Nii, paneme siis kohe arutama. Nii, siis võtame siit ülevalt stability analysis jälle ja siis hakkame jälle neid kujusid vaatama, stabiilsuska kujusid. No esimene on mingisugune IP kiive. Siin on teistpidi, siis siin on selle IP kiive. Nii, siis tolle IP kiive ja siis kohe varsti tuleb üks huvitav, siin on nagu topeltkiive. Nii, ja nüüd siin on selline huvitav kuju, mis on nagu globaalne. Ehk siis nagu hunnik elemente on mõjutatud. Ma näiteks võtan selle enda stabiilsuska kuju aluseks, et kiiresti saaks näidata, kuidas asi toimib. Nii, ma lähen siia algaknasse tagasi. Teen ühe nii-öelda imperfection case'i ehk siis algkõverus, alghälve, mis iganes. Ja selle imperfection case'i aluseks ma võtan siis nii-öelda selle stability add-oniga arvutatud selle sama nõtke kuju, eks. Või noh, stabiilsuska kuju, mis õigesti. Siis lähme siia, võtame, et see on self-weight'ist, see oli number 8. Stabiilsuska kuju number 8, paneme siia number 8. Siis imperfection direction võtame Y suunas, sellepärast et kõige hullemad elemendid just läksid Y telje suunas kiiva. Ja siin on siis nagu, et kui suur see algkõverus või see hälve nagu siis olema peaks. Siia ma valmistasin ühe valemi ette. Et jällegi, et ei... Nii, member number 8 järgi jagatud 150-ga. Nii, paneme OK. Nii, arutame ära selle, vaatame, kus see välja näeb. Nii, vaatame neid globaaldeformatsioone siis. No, mingi autoseiv. Okei, jäin nagu huvitavalt mõtlema. Nii, toimib. Nii, ja siis see on see siis, kuidas see asi välja näeb. See stabiilsus ka kuju või siis see nii-öelda algkõverus ja alghälved, mis selle majale praegu läksid peale. Ja ma ühendan need algkõverused ja selle stabiilsus ka kuju siis kõikide kandepiirseisundi kombinatsioonidega. Me vaatame siia sisse. Nii ja nagu näha, siis see automaatselt juba algkõveruste case juba ühendatud nende kombinatsioonidega. Aga jah, siis järgmisena ma vaatan korraga nende talade design checkide sisse, et kandepiirseisundit, et enam ma ei taha stability disaini teha, selle mõtlen maha. Ja siis siin on üks tegur, mida peab kasutama, kui me teeme teist järku analüüsi elementidele. Ehk siis nüüd enam mingit sellist stabiilsus, nagu mingi kiivetegurit, nõtketegurit, sellised asju enam siin mudelis ei ole, vaid kõik elemendid arvutatakse nii, nagu nad päriselt siin deformeeruvad teist järku analüüsi kaudu. Nii, loodame, et ei unustasid midagi ära, aga nüüd vist juba võingi arvutama panna, kontrollin veel üle. Aha, second order analysis. Aga hea. Sobib.
nii paneme arutama. Me enne tegime esimest järku analüüsi ja kontrollisime neid erinevaid stabiilsuskandevõimeid, siis meil tekkis ka selline väänatud talakuju, et on nagu selline jällegi eraldiseisvast arvutatud välja, aga kui ma nüüd panen globaaldeformatsioonid peale, siis nüüd on kõik elemendid nagu omavahel ühendatud ja väänduvad ja kiivuvad kõik koos ja nii edasi, eks. Et see on selline huvitav olukord. Ja siis, kui me nüüd deformatsioonid on siin, eks, ma saan seda warpingu deformatsiooni tegelikult siin võimendada. Et siis oleks nagu näha, kuidas see, või vajutsin liiga palju vist. Okei, see selleks. Nii, ja kui me nüüd lähme stiildisaini, paneme section proof'i peale, nüüd enam ei ole stability nuppugi siin, siis nagu hetkel näha on, siis peaaegu kõikide elementide kandevõime on tagatud. Välja arvatud siis, näete, siin on mingisugune element, millel on 1,23%. Ma eraldan selle ülejäänud pudelist ära. Oi, mis nüüd juhtus? Midagi vajutasin valesti. Mis nüüd toimub? Ma tean. Nii, ja kui ma nüüd vaatan selle elemendi deformatsioone, siis see nüüd on globaalmudelis, et see ei ole mingisugune eraldi design check, vaid nii ta reaalselt siin mudelis ongi. Nagu näha, siis ta on ka selline natukene võib-olla kiiva ka läinud. Kui ma nüüd tõmban siin neid visuaalseid võimendustegureid natukene muudan, siis võib-olla nagu tuleb see paremini välja ka. Need hakkab tulema juba. Ma võimendan praegu seda kiive visuaalset poolt ja näed, siin on nüüd näha, see on siis see kiive. Et ristlõige nagu läheb oma tasapinnast niimoodi hästi välja. Ja see on siis lühiülevaade, mis selle 7. vabadusastmega teha saab. Et ainuke miinus on see, et seda nagu õigesti kasutada ja et sellest nagu päriselt aru saada, siis peab vaeva nägema ja peab pigem võib-olla nutikam insener ka olema. Et niisama sellega lahmima ei tasu hakata. Okei, võtame ette viimase teema. Kähku näitan veel liiteid. Nii, siin on üks näide, selline liide. Saab ka RFM-iga arutada, et ei olegi vaja IDEA staatikasse ronida. Kohe teen mudeli lahti, aga selles mõttes ei hakka kedagi siin petma. IDEA staatika on endiselt ikkagi kõvasti ees. Et RFM, nad on küll tublid ja see on päris hea, mis nad teinud on, aga IDEA staatika on siiski kuningas. Kallim ka muidugi põhjusega. Igatahes siin on RFM-is sees defineeritud liide. Tegin analüüsi ette ära, saame kiiresti vaadata. Vaatame korra sisse ka, et kuidas see defineerimine käib. See on siis see algne liide, eks. Et siin on see muutuva kõrgusega ristlõige. Ja siin siis hakatakse vaikselt igasuguseid erinevaid komponente kasutama. Mõnes mõttes nagu IDEA staatikaski. Siin vajutab peale, see on see. See on mingi member cut. Need on need, egastuspaaldud on need. Settingud on siin. Ja siis design configuration all esimene linnuke kohe, mis on huvitav, on nõtkeanalüüs. Ehk siis ka siin saab teha nõtkeanalüüsi surutud plaatidele, mis on väga vahva. Me paindeikust veel ei saa, aga neil on plaanis see paindeikust kohe varsti lisada. Et siis jälle saab natukene IDEA staatikale konkurentsi pakkuda. Siis siin on igast muud settingud, aga kuidas see siis lõpuks välja näeb? Siit valime Steel Joint Design.
buckling analysis. Nii, esimene buckling kuju, vaatame, mis see välja näeb. Hoidsin seda nuppu siin all praegu, siis tuleb see visuaalne pool sellest liitest välja. Buckling siis on siin näha kenasti. Saame võimendada ka. See on siis esimene kuju. See on teine kuju. Kolmas. Suht sarnased kõik huvitaval kombel. Midagi muud ei olegi. Nad on erinevad kombinatsioonidest, lihtsalt see on juba üks teistsugune. Siin jällegi kehtib see Alpha Critical 15 või Alpha Critical 10 reegel. Et liide peab samamoodi olema piisavalt tugev, et oleks esimest järku analüüs õigustatud, aga vaatame ka stress strain analüüsis, et kuidas need pinged seal välja näevad selles liites. Nii, nüüd tuli aken lahti. Siin on siis variant panna plasset. Suutelised deformatsioonid peale, aga siin vist ei ole neid. Paneme need tavalised pinged peale. Ja siin siis on näha, kuidas see liide nagu välja näeb. Tundub, et see vist on see natuke parem, siin on koormused suuremad. Ja siis põhikoht on siis see, kus siis tegelikult pinged on 431 megapaskalit, kui olen plasset deformatsioonide peale tagasi, siis ongi näha, et siin midagi toimub. See oli siis üks näide ja näitan ka ühe veel, mis just hiljuti lisati. Nagu ma mainisin, siis nad arendavad konstantselt tarkvara ja iga nädal tuleb uuendusi. See nüüd tuli äkki 2-3 nädalat tagasi, et on võimalik nüüd kanttorusid omavahel keevitada sõrestike jaoks ja siis kui need kanttorusid sättida tahad, siis peab kasutama member eccentricities võimekust. Aga nagu ikka, nad ei hakka arendama sellist sõlmede arvutust nagu Eurocoodexis on, vaid nad lähevad 100% FEM-i peale, täpselt nagu videostaatika. Et siis kui RFM-iga tahad sõrestiku sõlmi arvutada, siis sa pead arvestama, et see ei ole see klassikaline Exceli tabeli stiilis sõrestiku sõlme arvutus, vaid see on päris FEM arvutus. Nii, mis ma arvan, et on täpsem kui ükskõik mis arvutus. Nii, siin on siis liited defineeritud 2 tükki, üks on boldid ja kanttoru ka. Aga näiteks vaatame seda alumist. Steel joint design, stress strain analysis jälle. Vaatame. Avame selle liite. Nii. Siis jällegi vaatame pingeid. Selline näeb välja praegu. 355 megapaskalit, ju siis on neile õrnalt plastiks tõmmatud. Nagu näha, siis nii ongi. Ja samamoodi surve diagonaalil on võimalik seda nõtke analüüsi teha. Ma praegu seda enam näitama ei hakka. Ja siis siin on see teine liide. Vaatame äkki siia sisse. See näeb selline välja. Kui nüüd lihtsalt näidata, et mis võimalused seal on, siis komponentide alt. Vaatame, kus ma vajutsin õiget nuppu. Ahah, okei. Siin on siis erinevad variandid olemas. Klikin need läbi, siis olete enam-vähem kursis, mida on võimalik teha. Variante juba nagu täitsa on, aga siin ei ole variante sisuliselt lõputult, nagu pigem videostaatikast kipub olema, et võid ükskõik mida teha, aga ikkagi päris palju variante. Ja siis võid oma user-defined library ka teha. Ja siis siin on kanttorudele või siis nendele liidaladele. Vot, sellised võimalused on siin olemas. Väga vinge minu arust. Okei, paneme selle kinni.
Nii, siin on siis samad pildid, nagu näha. Ja sellega tegelikult tõmbakski otsad kokku, et vaatan, et ühtegi küsimust vist ei olnud tulnud. Jah, ühtegi küsimust ei tulnud ka. Üks tuli ikkagi. Nii. Okei. Üks vaataja ütleb, et infoks, et RFM-is on sõrestike varraste sidemete defineerimiseks trass elemendi tüüp, et siis on automaatselt otsas kohe liigendid olemas. Ja jah, täpselt. Jah. Nii on igatahes. Võtame teadmiseks. Nii, ja sellega siis tõmbakski praegu otsad kokku, et RFM on tore programm, julgustan testima. Kindlasti võite kohe minuga otse ühendusse tulla, kui olete esimest korda testimas. Aitan, kui vähegi võimalik aega on. Minge vaadake ka beamsolutions.ee kodulehte. Sealt leiab igast huvitavaid asju. Kindlasti ka BeamSolutions Estonia YouTube'i kanal. Subscribe'ige. Sinna ma siis panen järjest videosid üles, et viimane oli siis RFM-i betooni kohta, nüüd RFM-i teras ja 6 aja pärast on siis RFM-i puidu kohta. Ja tänan tähelepanu eest, et loodan, et oli huvitav ja näeme juba järgmisel veebiseminaril.